Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja suur rõõm on jälle öelda teile tere, armsad kuulajad ja vaatajad ja Anu, mis mõtetes me siis tänapäeval oleme, kas meil on juba saabunud? Klaas on tühi. Klaas on tühi. Et millest me siis täna vestleme? Ja, meil on tagasisidet tulnud. Inimesed kirjutavad metsikult palju. Täiesti uskumatu, nii tore, aitäh teile. Et teie ka, et meil on siin kingitusi hästi palju, siit tulevad kohe, lähevad sellised kotid, värgid, särgid, me räägime saate lõpus ka spetsiifilisemalt nendest toodetest ja mul tuli tagasiside siin kohe, tüdrukud tahavad seda imelist staatuse kreemi, mida siis saab Nano-Aasiast, et lisaks oma näole ja kandadele ja küünenahkadele ma teen oma ilusad nahast kotid täiesti uueks, täiesti tutikaks selle imekreemiga. Aga me räägime saate lõpus rohkem nendest toodetest, aga tuli selline põnev tagasiside, et üks ema kirjutas nüüd, me rääkisime vananemisest, on ju, ja temal oli selline küsimus ja ta tõi ka mõned näited sinna juurde. Et me rääkisime nagu siis meie ealiste vananemisest ja milliseid imetrikke me peame siis tegema kõike. Et näha välja kogu aeg nagu 32. Just täpselt. Et kindlasti ei tohi keegi vanem olla. Just. Ja tema nagu, ma ei saanudki läbi selle kirja nagu hästi aru, et kas ta nagu ärritus või siis ta tahtis kaasa rääkida, aga ta ütles, et millest te räägite, et tänapäeval on 13-14 aastased teevad oma välimuse ja näoga ja üldse oma kehaga imetrikke ja nüüd ma räägin sulle loo ja sa lihtsalt, ma nagu kuulasin ja ma mõtlesin, et see on nali. Aga siis ma lõpuks sain aru, kui ta pikemalt rääkis ja täiesti nagu jutt läks ja keris ja siis ma ütlesin, et okei, see ei ole nagu mingi nali. 13-aastane tütar. Tema järsku avastab, et mis asi see nüüd on, et läheb magama ja paneb endale sellise nagu plastikkappe siia lõua alla niimoodi. Need, kes nüüd kuulavad, need kahjuks ei näe, mida ma siin kätega teen, aga ühesõnaga pannakse siis siia lõua alla selline plastikust ma ei tea, moll ja paneb selle ööseks endale. Ema küsis, miks sa teed seda? Ta ütles, et sellepärast, et ei tuleks siis need lõualotti ja just lõualoti jaoks oli see. No et, aga mis mõttes? Okei, ta mõtles, et tiinekad ju on telefonis on ju rullivad kogu aeg, et tõepoolest lõug on kogu aeg all ja see oht on. Ja oligi TikTokis või kuskil oli siis hirmutatud, et kui te olete kogu aeg telefonis ja arvutis ja igal pool on ju, siis teil lõpuks ongi, et igal juhul teil tuleb see, need lotid tulevad, on ju. Aga neid lotte saab ennetada, kui te panete sellise plastik, sellise molli siia lõua alla ja olete siis öö otsa ja siis tahes tahtmata magad juba selja peal ja hoiad pisut lõuga üleval ja juba see aitab. Kusjuures siia vahemärkusena, enne kui ma lähen järgmiste lugude juurde veel, mis lähevad üha paremaks, selja peal magamine, ütlen, et see mina mingid aastad tagasi võtsin ka endale selle nüüd, et Oota, seda tohib või ei tohi? Peab tegema, et selles mõttes, et ja see ei ole nüüd selle lõualoti ega siis selle kaelakortsude pärast, vaid see on, mis vanemad naised reedavad. Nüüd ma võin jälle pluus käia eest lahti rohkem, midagi ei ole. Aga oli mingi moment ja vaata vanematel naistel, sa näed ka siin, sorry nüüd helimees, ma hõõrun oma rindade vahel praegu,
et ikka tekivad need kortsukesed siia, aga see johtub sellest, et paljud inimesed armastavad magada külje peal. Ja kui sa magad külje peal, on ju, siis sul anyway see nahk läheb nagu justkui külje peale vajub kokku. Ühe külje peal, teise külje peal, aga seal rinnad lähevad niimoodi ka veel kokku ja siia tekivad need vaod nii-öelda. Et selle ennetamiseks on siis soovitatav magada ikkagi põhiliselt selja peal ja see on täiesti tehtav, see on täiesti okei. Kui te ei ole kõva norskaja, siis on see täiesti fine. Aga noh, et sellest asjast ma siis nüüd jõuame selle lõua juurde, lõualottide juurde, siis jah, tõepoolest selline plastikust kapena ja ma ütlesin, et no okei, et kui sa tõesti arvad, et see aitab, no mis mul saab selle vastu olla. Nii, järgmine asi, mis ta siis avastas, ütles, et ja siis vaatan edasi, mingi aja pärast topib õhtuti, nüüd ma panen omale sõrmed suhu, need, kes näevad, need, kes ei kuule või need, kes kuulevad, ei näe. Ja paneb siia nüüd nendesse kohtadesse, paneb mingid sellised metallist nagu koonuse kujulised asjad ja need kinnituvad natuke nagu hammaste külge, vaata, et nad ei liiguks. Aga põhirõhk jääb siia kohta kuhugi ja ta küsis, miks sa tahad seda? Aga ma tahan, et mul oleks samasugused ilusad põselohukesed kui siis sellel ja sellel staaril on. Ossa jumala Jeesus, et no mis asi see nüüd siis on, et sellest küll nüüd mingid lohukesed ei tule. Tüdrukutest tahad ma näitan. Pani ööseks, ärkas hommikul üles ja tõepoolest siin nende kohtade peal on sellised seksikad lohukesed. Ema ütles siis, et ei, see ei saa olla võimalik, sul võib olla praegu need, muidugi sul on ööotsa need olnud siin suus, aga nad kaovad ära ju, et iga päev nende mingite koonustega magama, metallkoonustega siis. Ta ütles, et ei, et tahad, ma tõestan sulle, et ma siin 2 nädalat või 6 aega magan nendega ja pärast mul on jäädavalt lohukesed. Ja emaga kahekesi vedasid siis Kihla. Ema lubas 50 eurtsi maksta selle eest. Väga tore. Tüdruk saab teha, mis tahab. Hei, nii toredad, moodsad tänapäeva emad on. Mitte ei hakka tänitama, mida sa teed, loll tüdruk on. Võta niidirull, maga niidirulliga, ei osta mingeid asju. Ja need maksid rohkem kui 50 eurot, mis ta suhu toppis kusjuures. No väga tore. Ma ütlesin, kuhu edasi siis? Ta ütles, et kuule, oota, see ei ole veel lõpp. Siis hakkas tüdrukule tunduma, et tal on ikkagi juuste alt need kõrvaotsad tulevad välja. Hald ja kõrvad kikis. Ja, see on toreda. Kusjuures minul oli kunagi selline, ma nii õudselt tahtsin, et ma lasen endale teha need, mõned on isegi teinud ju. Nagu Orlando Bloom. Ja, nagu suksed kõrvad. Ma mõtlesin, ma lasen lihtsalt teha mingit nahast, suksed kõrvad vahel mingile üritusele panen, et juuste alt tulevad niisugused väiksed teravikud siit välja. Naljakas. Ei, temal on kõrvad liiga laiali ja kuidagi liiga pikalt siin ja siis jälle olid mingid metallist mingisugused klõpčikud, pani ööseks endale niimoodi ja siis magas nendega. Ma ütlesin, vaene tüdruk, et kas ta paneb need kõik korraga, et paneb selle plastmass lõua toetaja ja siis ta paneb seal need koonused sinna suhu ja kõrvad, vaenekene, kuidas ta välja magab, et see ei ole nagu okei. Ja siis mille peale teine sõbrana, kes kuules seda kogu tralli peal, tead, kas on minu vanune, tead, pole midagi. Ma olin ka noorest peast, et teenager ja mulle tundus, et nina on näiteks liiga suur. Magas öösiti pesupulgaga, pani selle koha peal, et nina oleks peenem. Ja siis lõpuks kuskilt oli ka lugenud, toona ei olnud, eks ole, kõiki neid Instagramme ja TikTokke ja siis sai teada, et kui sa magad kõhuli nina vastu patja, siis see mingisugune, ma ei tea, mis teravus või mis asi talle seal nina peal ei meeldinud otsas, et siis see kaob ära. Et need on eluaeg tehtud neid asju, aga lihtsalt need on ajas muutunud. Aga issand, tead, mis juhtus ühe ka tagasiside korras tuttavaga. Läks hommikul äratama oma teismelist last magamistoas ja avastas, et lapsel on suu kinni teibitud. 2 teipi on rist üle suu. Ja selgus, et oli seda ise teinud. See ei olnud öine murdvaras, vaid selgus, et väga oluline on hingata läbi nina. Ja, seda ma... Ja siis mingil hetkel, kui ta üritas seda ära keelata, et lapsukene sa võid ju ära lämbuda, et see ei ole nagu tore, et mingil hetkel unustad ära ninast hingamise, mis siis saab. Ja selgus, et ilmusid ka sellised advanced tooted, kus oli augukene suus, et kergelt tuli õhku läbi või oli nagu perforeeritud plaaster suu peal.
aga kõike lihtsalt sellepärast, et inimesed hingaksid läbi nina, et see on erakordselt tervendatav. Absoluutselt, see on palju tervislikum, seda on hästi palju loodusterapeudid rääkinud, mul puuduta mind saadetes jällegi, et nad teevad neid hingamisharjutusi, näitavad, kuidas maha rahuneda on ju, aga hästi oluline on kogu aeg nina kaudu hingata, et suurim viga, mis me teeme, me hingame pidevalt suu kaudu ja mina olen isegi neid hingamisharjutusi teen, siis ikkagi nina kaudu sisse on ju, suu kaudu välja, et see on vale, ikka ninast sisse ja ninast välja ja siis vahepeal hoiad üht sõõret kinni, ühest sõõrmest sisse, teisest välja ja nii edasi. Sul tuleb nii palju seda mustust ja baktereid suu kaudu sisse, et tegelikult see on see mõte, et need ninakarvakesed, mis sul on, need on need sõõlakesed, mis hoiavad selle rämpsu seal kõik kinni, nii et ärge väga ninakarvu ka ära lõigake, et need on hästi olulised. Turritavad. Ei, nad ei pea turritama, nad võivad olla seal nina sees, aga ja ma ei tea, kas see on tõde või on see lihtsalt müüt, aga see nina kaudu hingamine ja on tervislikum, tõesti. Aga kui oleks selline hüpoteetiline variant, et meil mõlemal oleks mõni teismeline tütar, nii. Et mis oleks see hullus, mida sa tal kindlasti ära keelaks? Ma arvan, me ei keelaks mitte midagi ära. Mitte midagi ei ole elus võimalik ära keelata, sest enda pealt vaadates kõik asjad, mis ära keelati, seda sa teed palju suurima nagu entusiasmi ja kirega, et just sellised, mis sulle tunduvad halvad ja ebameeldivad asjad, võivad selle teise noore inimese jaoks olla hoopis mingid, ma ei tea, edasiviiv jõud või mingi õnnehormooni tekitaja või ma ei tea, ma ei julgeks enam mitte midagi ära vist keelata, sellepärast et sul ei lähe mitte millegi peale lamp põlema? Ei, no ikka läheb, ma mõtlen, et kui teismeline, ikka ütled kellaaja, eks ole, et tule palun selleks ajaks koju ja nii edasi. Aga ma mõtlen, ma teismelise, kui ma poeg oli teismeline, et ma hirmsasti tahtsin seda panna mingid reeglid paika. Aga ma nägin, või ma isegi mingi alateadvus ütles, ma palusin Jumalat, et ta oleks mõistlik. Loomulikult ta ei tulnud õhtul kella 11-12 alati koju, tuli seal vastu hommikut ja igasuguseid olukordi oli, on ju. Aga ma ikkagi jõuan lõpuks selleni, et inimene peab kõik asjad oma elus ise läbi tegema ja kogema, mitte midagi pole teha, sest ma olen tihtipeale taandanud ka oma poja puhul ennast sellesse hetke tagasi, et ma mõtlen, et okei, tema on nüüd seal 17 või 16 ja teeb selliseid ja selliseid asju ja see ajab mind kohutavalt ajas närvi ja ma teadsin, et see on kahjulik isegi ja see ei ole soovitatav. Ja siis ma kerisin ennast tagasi, kui ma olin ise 16, 17, 18 ja mida ma ise tegin, siis ma mõtlesin, aga ma tegin ju kõiki neid samu asju, käitusin, ma olin täiesti ma ei olnud pöörane, aga ma tegin paljusid asju, mis mu ema vaeseke ei, täna, ma isegi ei taha talle täna seda rääkida. No mida sai? Oi, no küll saab ikka teha küll väga toredaid asju. Varas hakkama ei viitsi. See on lihtsalt, ma kirjutan oma eluloo raamatusse sellest. Aga miks sa praegu ei või rääkida siis? Ei olnud tol ajal, ei olnud pulbreid, mida ninna ei olnud piercingut, ei olnud tatuusid. Minu meelest ei olnud. Oleks siis olnud see pulber või kanep. What the fuck nagu, tõmbad kanepit, kõik noored tõmbavad kanepit, proovivad ära tänapäeval. Sinu poisid samamoodi ära, sa üldse kujuta endale ette. Ei, ma ära tee suuri silmi. Ma ei tee suuri silmi, ma tean. No vot, et meie ajal ei olnud see kättesaadav, et meil oli ikkagi see point, et ma mäletan, ma ei hakka neid, ma lävisin mingid tuntud bändimeestega, ise oli tiinekas alaealine ja seal oli ikka nii, et siis olid nagu päris afterpartid, vaata kui bänd lõpetas mängimisse, siis mindi kuhugi edasi, siis seal oli peod, mis klubid, gruupi, ei olnud gruupi, ei, selline ma ei olnud. Gruupi on see, kes magab nende bändimeestega, ma ei maganud, ma olin 18, kui ma süütuse kaotsin. Aga ja mitte mingile bändimehele, aga lihtsalt, et sa läksid ja pidutsesid ja siis sellised väljakutsed nagu, et sind joodetakse tõesti, noored tüdrukud seal ka sind joodetaksegi täis, sa jood puhast viina,
pudel, ma oleks võinud ära surra, ma oleks päriselt võinud ära surra, see polnud üldse naljakas, on ju. No, et palju sa kannad ja siis nagu mingisugune pisuke nagu kihlvedu või näitamine, et mul ei ole see ja siis tõmbad endale seal klaasitäie puhast viina sisse, on ju. Ja kõik sellised asjad ja kuskil vedeled maas, oksendad. Ma ei tea, kuidas ma nendest olukordadest üldse välja tulin, kuidas ma koju jõudsin. Mu ema on mind politseiga lasknud taga otsida, koolis käinud, ma olen mitu päeva kadunud olnud. Kõik need vastikud jubedad asjad ja ma tõesti mõtlen, et kuidas ei juhtunud midagi, et keegi oleks võinud mu ära vägistada, maha lüüa selle peale, et vägistas ära või midagi jubedat juhtus või ma jäin seal hingetuks, on ju, ja et see välja ei tuleks, et siis minust vanemad siis ma ütlen 25-aastane on ka poisike täna minu jaoks, aga toona ta on VS 17, eks ole, ta on ju vanem mees, et kuidas ta siis teeb niimoodi noorele tüdrukule, et nad oleks vangi võinud sattuda ja siis oleks võinud pigem kuskile, ma ei tea, metsa alla visata, on ju, ja koledaid asju ma vist kunagi isegi rääkisin, olen kõndinud Võsult praktiliselt jala Tallinnasse tagasi, sest ma ei olnud nõus magama mingi mehega, on ju, ja nii edasi ja nii edasi. Kui mu ema teaks kõiki neid asju, millistes olukordades ma olen olnud, siis mul vahel tõusevad ihukarvad püsti ja mõtlen, et kuidas ma pääsesin sellest, et siis ma hakkan küll inglites uskuma, et keegi hoidis seal kuskil mind nagu õlekõrt on ju peo peal ja et ma sain sealt kuidagi minema ja mäletan, me läksin nagu, mul oli hästi palju venelastest sõpru, kui ma keska ka veel lõpetasin, enne kui ma Soome jõudsin. Mul oli tore sõbranna venelanna, on ju, ja siis ta lõpuks kolis Peterburi ja siis meil käisin kogu aeg Peterburi vahet ja siis meie põhipeod toimusid seal ja vene meestega või vene poistega, sama vanused kui mina, natuke vanemad, võib-olla paar aastat ja lõbutsesime seal, lõbutsesime Moskvas ja siis ma võisin minna keset tänavat, ma olin ilus noor tüdruk, mingi kampnoormehi kutsus mind restorani, tehti kõik asjad välja näiteks, on ju, aga näha on, et nad tahtsid mu oimetuks joota ja siis kogu see kamp tahtis mu hiljem võib-olla ära vägistada. Kus mul lõi see klõks, et ma ühel hetkel ütlesin, ma käin korraks WC-s ära, jätsin mõne asja ka veel on ju lauda ja ma ei läinud tegelikult tagasi, sest ma sain aru, et asi läheb käest ära. Ja nii edasi, neid olukordi on mul nagu nii haigeid olnud. Ja et miks? Sest et sa oled loll, sa oled nagu noor vasikas, sa tahad kõiki asju proovida. Ja sa kuidagi mõtled, et see maailm ei ole nii kuri ikkagi, et inimesed meie ümber on nii head ja kõik see nagu tore, ja nad ongi head ja toredad, aga mingi nõiavõime või midagi mul on olnud, et mul on alati käinud kuklas plõks ära, kui ma näen, et see asi hakkab ära minema käest, et see ei ole päris õige, et seal on mingi virvendus, mis on vale, et see ei ole nagu päris ja siis ma olen kuidagi ära libisenud sellest olukorrast. Täiesti, ma ei tea. Ja sul on jätkuvalt kõige selle valguses ikkagi teadmine, et peaks andma nendele teismelistele lõputult vabadust, et neid ei saa kasti lüüa, et nad võivadki teha, mis nad tahavad või? Ja siis nagu ma just ütlesin, eks ole, et kui ma näen, et mu poeg teeb midagi, või täna mul on õetütar teismeline on ju, et ta teeb midagi ja see hakkab kojast ära minema, ma näen ju. Ma on selgelt nägi, aga veel kõige lisaks on ju. Ma kerin ikkagi tagasi ja mõtlen, mis see kõige õudsem asi on, mis võib juhtuda. Kõige õudsem asi, mis meiega võib juhtuda, on surm. Keegi tapab meid lihtsalt ära, see on kõige, või me saame eluaegse trauma. Keegi vägistab su ära noore tüdruku, tänapäeval ka poisi. Vahetele, see on kõige õudsem asi. Kui palju ma olen vägistamistest pääsenud, ma mõtlen ka. Ma võin siin noortele tüdrukutele öelda, et kui tõesti selline olukord tekib, et mind on mingitel valedel põhjustel kutsutud mingisse ruumi või korterisse, on ju. Ja ma tõesti ei ole selle pealegi tulnud. Tegu on võib-olla õpetajaga olnud. Mõtle, et õpetaja vägistab su ära, on ju. Ja siis see hakkab juhtuma. Siis esimene asi, mis ma soovitan, karjuge täiest kõrist. Minge jookske, lööge aken, ma olin muidugi 5. korrusel kuskil
võtke jalanõu või ma ei tea, padi või kruus või mingi asi, lööge kõigepealt see aken sisse, sest et selle karjumise peale ta võib hakata sind lämmatama või tegema mingit või lüüa sind, et sa oled toimetu, eks ole. Aga esimene asi, olge hästi aktiivne, ärge olge selline, las siis juhtub ära ja siis ma ei tee piiksugi, et järsku ma jään ellu. Ei, tehke midagi rämedat, et siis, kui te näiteks klaasid sisse viskate, et siis kuskilt keegi ikka kuuleb, et midagi õudset juhtus, inimesed pööravad tähelepanu. Või kui tänaval olen ma alati mõelnud, et kui mul peaks pimedal tänaval midagi juhtuma ja ma tunnen, et keegi jälitab mind või mingi vastik olukord on, ma ei lööks risti ette, ma võtaks maast kivi või jalaga lööks mingi poe akna sisse, sest siis on korras, siis läheb signaal peale, kogu see häire olukord on ju, või ma karjuks täiest kõrist nagu siga aia vahel. Mul vahet ei ole, häbitunnet ei tohi sel hetkel olla. Et ma mäletan, ma selles õpetaja korteris, kui ma hakkasin lihtsalt röökima, mingi hetk see veel ei aidanud on ja siis ma sain ka aru, et ta tahtis mind vaigistada nagu. Täiesti juhuslikult ilmselt tal pidi mingi sõber või keegi tuli külla veel ja siis ta ütles, raisk, sa oled nüüd vait on ju, aga ta läks ikkagi, tegi ukse lahti, ma olingi vait selle hetke, kui ta ütles, aga nii kui uks läks lahti, ma hakkasin karjuma nagu siga on ju, muidugi see teine inimene tuli õppis, mis siin toimub on ju. Ühesõnaga kõik sellised asjad, et tuleb natuke kaval olla, tark olla ja mitte siis nagu allaandmine on see nagu, et sa ei võitle enda eest, ma olen seda ka alati olnud, kui midagi juhtub, aja oma küüned välja, olen nagu metskass ja võitle enda elu eest, kraabi see teine inimene või see vastik, isegi kui sa ise ära sured, vahet ei ole, on ju, sa oled vähemalt midagi teinud, kraabida tükkideks, kraabida silmad välja, tead, ärge minu kallale tulge, ma võin teil ninaga otsast ära hammustada, kui vaja on, et et see teadmine peab nagu olema. Aga jah, laste suhtes ma mõtlen, et ma tean, et see on hirmu äratav, aga sa ei saa mitte midagi tegelikult teha. Sa saad rääkida neid lugusid, sa saad, sellepärast mulle meeldibki võib-olla, et öeldakse, et teatud vanuses võib-olla ei tohi mingeid filme vaadata, et need on nii rõvedad ja nii vägivaldsed ja nii jubedad. Siis ma mäletan, mu poiss kohutavalt armastas kinos käia, sõpradena käisid, mõtlesin, ma vaatasin kõik filmid ära. Ja siis ma kõik filmid, ühesõnaga, mis olid alla, ma ei tea, mis meil on see 18 või 24 või 21. Nüüd on vist ka 14. Ja 14, ühesõnaga, kõik vaadati ära ja siis vaadati telkust kõik õudsed filmid ära. Ja siis ma ühel hetkel mõtlesin, et okei, aga väga hea, sellepärast, et paljudes nendes jubedates filmides oli väga palju ka nippe, kuidas, kui juhtuvad mingid vastikud olukorrad, siis kuidas käituda. Nagu MacGyverid, vaata meie ajal on. Et siis sa nagu tead, ja te ei kujuta ette palju nippe, ma ise olen võtnud filmidest. Te mõtlete vahet, et ma olen nagu Hercule Poirot, et ma tean ja ma näen ja ma saan aru, sest mul on endale tulnud nii palju selliseid nagu teadmisi just läbi isegi nende vastikute ja natukene õudsate ja õõvastavate ja koledate ja vägivaldsete filmide. Võidelgu seal kas või nende kollide ja asjadega, mis siis sa näed, mis vahendeid kollidega võitluseks vaja on. Et ma olen üritanud kõik need asjad kuidagi positiivseks mõelda. Ja ma olen siis mõelnud ka, et ma olen nagu läbi lillede, kui ma olen hirmul olnud ja ma olen tahtnud, et laps midagi ei teeks, siis ma olen mingil, kas autosõidu ajal muus eas või koos olen söömas või teeme mingit asja parasjagu, kui see muus eas läbi lillede rääginud, issand jumal, lugu ma just seal kuulsin, ma räägin kõik ära, aga õnneks ta on juba nii vana, et kuule, et sellel tuttaval juhtus selline lugu, et näed, et tegi sellise asja ja siis see lõppes sellega ja nüüd on eluga kaputt ja elu rikutud ja kõik on pekkis ja ühesõnaga toonud mingid näidislugusid kolmandatest isikutest. Ja siis ma tean, et sellega ei saa üle minna, see peab kuskil seal piiri peal nagu olema, et ega noored lollid ei ole, aga need ka toimivad nagu. Ja mul on olnud, mul on tuttavad ja mul on õde meditsiini vallas on ju, hakkame narkootikumidest rääkima. See on ka palju aidanud, et mu õde on olnud kiirabis nagu siis nende vastuvõtja on ja siis omal ajal, ta oli seda ammu on ju, kui ta oli noorem ja siis ta rääkis ikka selliseid lugusid, kuidas ta nägi, kuidas neid noori toodi siis seal nädalavahetustel sisse ja millised
köögiviljad mõnest nendest lõpuks jäid, on ju, keskus lõpetas. Et tead, mulle endal tekkis ka, ma ütlesin, sa jeerum, ma ei proovi enam peale toidulisandite küll mitte ühtegi asja. Et noh, need lood olid päris lood, ta ei rääkinud meile seda et hirmutamiseks, aga ta lihtsalt rääkis, ta oli nii kurb. Ja, et teda nagu hoidis ka nendest asjadest, oli ise noor tüdruk tollel, teda hoidis, need asjad hoidsid eemal ja hoiavad ka need asjad eemal, et kui nende sõpruskonnast kellegiga juhtub mingi väga drastiline, väga koletu asi, siis nad võtavad sellest õppust. Et jällegi tahan öelda, elust endast tulevad need kogemused, sa ei saa mitte ühelegi asjale kätt ette panna. Ja kokkuvõttes ei saa ka saatusele kätt ette panna. Mõne saatuse eest ei saagi ära joosta. Ma ei tea, mida sinu sensitiivid selle peale ütlevad, et kes on põlemissurma mõeldud, see ei jupu. Just. Aga noh, noorukitega selles mõttes on tänapäeval keerulisem, et mina olen üritanud kättesaadavatele noorukitele ikkagi mingil hetkel võiks ju šampanjat pakkuda ja võiks ju veini pakkuda ja sportlane on kategooriliselt eitab, ütleb, et see on tänapäeva põlvkonnale vist väga tavaline, et alkohol, et ma pigem võtan midagi muud, kui ma pean. Aga minu nipp oli selles, et meil olid nagu tihti peale, pojasõbrad olid ka, eks ole, käisid meil külas ja olime suviti koos palju ja meil oli alati alko olemas. Külmkapp oli täis laua peal, meil on siin nurgake, kus on alkod, on ju. Ja me ise jõime toidu kõrvale veini, ja nad olid ju noored ka, 14, 13, 14 on ju. Ja nad olid seal ja ma ütlesin, et proovige, mul ei ole vahet. Nad ei taha proovida enam. Nad proovivad ära, mõned proovisid seal ja olid mul mõned viinapudelid ja džinnipudelid ka sealt kapist kadunud ja kõik jooksendas seal põllu ääre peal ja kuskil. Las proovivad ära. Ei olekski okei, aga kui inimesed on otsustanud kategooriliselt, et narkootikumid on okei, alkohol on paha. Ja, nii on küll tänapäeval. Et selles mõttes, et alkohol on räpane, pohmell on kole, joodik on rõve, aga narkootik on puhas. Ja siis ma olen öelnud, et oleneb, mille osas sa tahad nagu elus läbi lüüa, et äkki sul läheb seda pead millekski veel vaja, kui naelu seina taguda. Aga narkootikumid ei ole ju alati kõik halvad. Ma ei taha sellele libedale teele praegu minna, aga tegelikult me jõuame selleni, et ega need kanepid ja LSD-d ja need ei ole need ei ole saatanast. Doseerimises on ainult teema. No küsimus ongi selles, et kui seda nagu ebaturvaliselt ja kõik, mis sellepärast peaks sellest avalikult rääkima ja ütlema, et see on täiesti okei proovida mingeid asju, saada see kogemus kätte, leida, kas see sobib mulle või ei sobi, aga mitte kogu aeg või siis, et kuhugi vaiba alla, eks ole, see oli vaiba alla lükkamise hääl praegu ja või siis, et hirmutamisega on ja vangi panemisega. No ei, see ei toimi. Need asjad tuleb ära teatud kogustes proovida, midagi pole teha. Et ja jällegi, ma ütlen, et ma võin täna vabalt käe südamele panna ja öelda, et on teatud eas reisid, kui mul tuli see kuradi, ma ei tea, teine või kolmas noorus ilmselt siis peale. Et kui ma elasin väga ontliku elu kui ma siit ära läksin, läksin Soome, läksin Rootsi, läksin Ameerikasse, jälle tagasi Soome. Issand jumal, kõige suurem pahe oligi see, et ma jõin veini ja šampanjat oma kaasadega, aga jõudsin tagasi Tallinnasse. Kõik panid tablette. Kõik panid tablette, kõik oli nagu, et minu kogemused sellega olid ju see, et siis ma läksin ma ei olnud ju nendel reividel, kuigi ma elasin Chicagos, seal olid ka reivi kodulinn, eks ole, seal mingite minu abikaasa assistendid, nendega ma käisin ikka peol. Seal mul ei tulnud pähegi üldse seda tarbida, mul oli lihtsalt muidu silmad punnis, seal mõtlesin, vau. Aga narkootikumidega selles mõttes ma tegin küll tutvust siis, kui ma jõudsin tagasi Eestisse ja siis olid need reivid just parasjagu, siis ma olin küll selilist, ma käisin need peod läbi, korraldasime neid ja siis ma mõtlesin ja siis mäletan, kuidas mingid need cateringi või baarmenid või vanemad inimesed siis, kes seal kuidagi olid ka seotud mingite asjadega, ütlesid, issand, kui äge tänapäeval on need nooremad inimesed ikka pidutsevad nii vahvalt, et mõtle, alkot üldse ei tarbi ja joovad nii palju mahla ja vett
ja mõni jõi piima ja et ja kohvi ja jumal, nad on nii lõbusad ja nad on nii toredad ja nad on nii lahked ja nad on nii viisakad ja nad ei lagasta ja nad ei jooksenda ja nad ei taple omavahel, nad ei peksle seal. See oli nagu muinasjutt. Kõik olid ilusad, armsad ja kõik pulbritega. ja ei olnud nagu, ma isegi ei tea, et keegi oleks kuskil midagi üle tarbinud, et mul nagu seda kogemust ka ei olnud. Lihtsalt kõik oli tore, need ained olid puhtamad tookord. Täna ma ei julgeks mitte ühtegi asja sisse võttes, nad on kõik nii ära lörtsitud ja nad on mürgid tõesti. Et sellepärast ma olen ka alati rääkinud nagu kanepi ja nagu võib-olla selliste nõrgemate narkootikumide võib-olla poolt, et noh, inimesed ju võtavad täna sisse vaata närvide rahustuseks ka igasuguseid ju preparaate, et ärge mõistke neid asju nagu üheselt hukka. Et need võivad olla kuidagi ma ei oskagi öelda, kellegi päästjad, aga ja mõnes mõttes küll, jah. Mingi psüühiliste häirete päästjad võib-olla kanep on ju. Et ja aurate kogu aeg sellest alkohol. See alkohol noorina absoluutselt ei huvita. No ma sain aru, aga ma ütlengi, et see on ju mürgise. Mina koen seda nagu mürgisemana kui siis seda, et ma teen ühe joindi. Sest noored üldse kanepit ju minu arvates ei peagi enam nagu millekski väga kahjulikuks ja kui sa nagu jalutad Kalamajast õhtul läbi, kui ma tänagi lähen, mõnus seal on lõhnab nagu Kristjaanias, et ma ei saagi aru, et kas meil on see nüüd uuemal ajal legaalne ja sellepärast ma paluks, mul jutt jäi nagu pooleli, et see oleks nagu mingid asjad, need kergemad narkootikumid oleks legaalsed, sest siis nad on puhtad, kuhu ma tahtsin jõuda. Et neid saab kontrollida. Just, et nad oleks kontrollitud narkootikumid, ehk siis sama kanep oleks ka puhas ja võib-olla kui keegi tarbib sealt mingit tabletti on ju, et need oleks puhtad ja kui juhtub midagi sellel peol või sellel üritusel on, siis ma olen ju välismaal näinud, et kõikidel nendel pidudel on eraldi need sellised väiksed pudkad või kohad on ju, sa tohid julgelt minna, politsei ei kontrolli seda, keegi ei anna sind üles, sa ütled, mulle tundub, et midagi on valesti, keegi võib sulle korgijooki ka joogi sisse ju panna on ju, et ma lähen ja ütlen, nüüd on midagi väga hullusti, ma tunnen ennast väga halvasti, ma suren kohe ära, mul on paha olla. Kohe küsitakse, mida sa tarbisid, seal tehakse sulle kõik vastu mingisugused kas süstid või pannakse sulle soonde midagi või midagigi tehakse, et midagi ei juhtuks. Et see ennetamine, selles mõttes ennetamine nii öelda, et kui on juba tarbitud, siis sa ei ole kohe kriminaal. Mina arvan, et meil võetakse inimene kuradi natist kinni kuhugi kartsa, kus ta võib ära surra näiteks. Nagu Pärnus suri. Ja, et see ei ole õige, et ja selles mõttes just nende kergemate narkootikumide legaliseerimise pärast, jah, sa ostad nendest selleks ette nähtud kohtadest, nagu Hollandis. Ostadki sealt või Tais või kuskil. Ja sa tead, et sa saad puhast kraami, sest nendel ei ole esiteks mõtet seda solkida seal ja teiseks, kui nad teevad seda, siis on eluaegne müügikeel. Kusjuures Eestis on minu arvates see kuvand, vaata milline šokk oli inimestele see, kui Avandid unistas üles kokaiini tarvitamise, sest kõikide jaoks oli narkomaan mingisugune süstiv Lasnamäe elanik, eks ole, ja siis palun väga armastatud näitleja. Et see ei mahtunud nagu kellegile kuidagi pähe ja kuidas see võimalik on ja minu arvates ta kogeb seda heiti nagu siiamaani. Kas ta kogeb nii väga palju? Minu meelest on vaikiv poolehoid on tema mõnes mõttes. Kui see oleks heit, siis ta ei oleks olnud kohe, tuli vabariigi aastapäeva pidu otsa, siis tõuseb lava alt, tõuseb Avandi ja laulab teile väga isamaalise laulu. Kuulge, lõpetage ära, siin ei ole heidist midagi. Mitte keegi ei ole teda hukka mõistnud tegelikult. Jah, ta üle visatakse võib-olla natukene, seda visatakse ette või öeldakse midagi krõbedat selle kohta, aga see vihkamist ei ole siin kindlasti mitte, sellest see asi on nagu kaugel. Et ma arvan, et hiljuti oli ju Arbo Tammiksaar ütles, et ta krõbistab kärbseseent on ju, kui ta on nendel reisidel, kus nad koos lastega, alaealistega on ja teevad jumala ägedaid saateid ja sõuvad, mitte keegi ei heidi teda ju, et las krõbistab oma seeni ja
teeb seal, mis ta ütles, ta on igasugused, samamoodi igasuguseid asju proovinud. No kes meist ei oleks, olgem ausad, Piret võib-olla tõesti ei ole. Ütleme niimoodi, et Kristjaanias palju sõpru olnud. Ja just, aga Kristjaanias ei ole ka see enam kõik legaalne. Ei olegi või? Ja ma olen ka Hollandis õppinud, jah. Ühe suve. Et kõik on olnud täiesti komilfoo, jah, et selles mõttes küll, aga need, kellega ma seal Kristjaanias kokku puutusin, ma vist esimest korda sattusin sinna tänu Pärnu filmifestivalile, need olidki vanad hipid, kes selle Kristjaania olid rajanud ja kogu nende mõte oligi ju selles, et mitte kangeid narkootikume ja mitte kanget alkoholi ja see oli nagu sihuke vaba linn siis Kopenhaageni kesklinnas, et minu arvates need asjad on seal ka muutunud ja ükskord ma olin seal ma arvan, et mingi Eestist pärit suurema mingi kunsti, noorte, mis iganes vahetusega ja siis me käisime seal ka väga sagedasti. Aga peab tunnistama, ei mingit katarsist ega mitte midagi muud sellist. Aga kõik oli nagu täiesti legaalne, et tabletid ma olen vahele jätnud, peab tunnistama. Et elu on niigi huvitav olnud. Ei, jah, ma ei oska öelda, et selles mõttes ma olen nagu kõige lubaja või avatud, aga ma saan aru, mul on heidetud ka seda ette või kui see teema tuleb ülesse, siis on perekondi, kes on tohutult nagu kannatanud selle pärast jällegi ja kes on võib-olla kaotanud oma lähedasi tänu sellele, eks ole. Aga see on igas aspektis sama ju, see on alkoholiga täpselt sama. Et see võib olla tohutult probleem, mina võin siin šampanjat juua ja kekutada, see on nii glamuurne, see on nii äge ja teine tuleb ja heidab mulle ette, et palun ära reklaami seda, sest see on meie perekonnas suur probleem, et seda ei saa tõsta pjedestaalile ja öelda, et see on jube kihvt, aga meil inimene joob ennast surnuks, on ju. Selle peale ma tahaks öelda, aga mina ei saa vastutust võtta teiste inimeste eest. Mina joon täpselt nii palju, kui minule sobib. Mina söön šokolaadi täpselt, lindi šokolaadi nii palju, kui mina tahan. Söön lõhe, pirukas, kala-arsenali oma nii palju, kui mulle meeldib. Ühesõnaga, või sööngi ennast lõhki kasvi. Et sa ei saa propageerida võib-olla kommi või pirukat või ma ei tea, mis kõik head ja paremat meil siin kõik veel on, sellepärast, et kellelgi on see ohtlik. Aga minule ei ole see ohtlik, minul on muud asjad ohtlikud, millega mina pean ise toime tulema ja ise enda eest vastutada. Sa ei tunne avaliku elu tegelase lugupeetud inimesena tohutut vastutust, et kõik vaatavad? Ei tunne, mida ajas viimane kord tohutult närvi. Ma käisin Aalikaga tegemas, nüüd Põhjala õllepruulikoda, et intervjuud tegemas ja siis seal oli meil hästi tore inimene siis sealt pruulikojast, mis meil vedas meid ringi ja tema põhimure oli kogu aeg see, et me jumala pärast ei jooks seda alkoholiga õlut, et me jooks ja kindlasti rõhutaks kogu aeg saates, et see on alkoholivaba õlu. Ja siis Aalika ütles, et aga ta armastab õlut ja ta käib seal Põhjala pruulikojas üsna tihti sõpradega ja mekivadki seal erinevaid õlusid. Jah, aga me ei taha ja veel kuidagi selline lause, et me ei taha, et avaliku elu tegelased propageeriksid seda, et me räägime ikkagi, siis tõi näiteks sportlasi, kes tarbivad alkoholivaba õlu ja hakkas see pikk jutt jälle tulema, kuidas see taastab siis seda treenijärgset blablablaad on ju. Ja siis see tundub nii fake, et mind ajab, aga mind ajab kõige rohkem närvi, et inimesed, miks te mängite lolli? Et miks te mängite lolli, sest kui sa räägid mulle seda asja, siis ma ju tean, et see on bullshit nagu. Ja see inimene, kes vaatab nüüd ekraani tagant seda saadet, ta teab ju ka, et see on bullshit. Ja kui ma seal räägin, ütlen palun, et nii meie klaasides on nüüd Aalikaga ainult alkoholivaba õlu ja meie oleme sellised tublid tüdrukud. Meie sööme siin vorsti, sealiha ja nätsutame ja saia, aga vaata õlu on meil küll ilma alkota ja nii edasi. Mida sa räägid, et kui inimesed oleks ka kordades ausamad ja räägiksid asjadest nii, nagu need on. Ja mulle sellepärast tohutult meeldib, et meil ongi välja tulnud inimesed, nagu ongi sellised lillelapsed nagu Arbo Tammiksaar, Märt Avandi, ma ei tea, seal on veel neid, ma ei hakka nimesid nimetama, kui pole vaja. Et nad on nagu tulnud välja, kas või Jan Uuspõldki räägib oma, eks ole, alkoprobleemidest, ma ei tea, kas tal narkoprobleeme on, aga nad räägivad ja minu meelest need inimesed, kes räägivad päriselt ja kohe
ilma keerutamata. Noh, vaata, et algul räägib, et ei, nii ei olnud, aga pärast tunnistab üles, noh, oli küll jah. Siis need, kes räägivad kohe avatud kaartidega, neid ei mõisteta hukka nii palju. Jah, natukene mingid mutid ja ätid seal krigisevad kuskil nurgas ja kääksuvad ja üritavad nagu, aga see on nagu väike tuuleheel, et mulle tohutult meeldivad need inimesed, kes on nagu avatud, ausad, realistlikud. Minu jaoks oli kõige suurem šokk, kunagi ma elasin Kadriorus, päris pikalt jagasin ühe vanaprouaga, kes oli sundüürnik korterit, meil oli kahe peale köök ja siis käis läbi seina või läbi ukse pilu, käis ajaleht esimesel korrusel, tellisime ajalehte ja siis mingil hetkel seal ma lugesin midagi narkomaanidest või narkootikumidest, ma mõtlesin, et seal kohvilaua ääres kohe läheb mingisugune kiun lahti, et küll see noorus on hukas ja mille peale proua, kes teietas mind kõik need aastad, kui ma seal elasin, käis kogu aeg kleidis hukkadega, ütles, ma mäletan, meil ükskord sõja ajal oli ka kokaiin otsas. Ja siis mul oli nagu kultuurishokk, et esiteks mingi 80-aastane inimene, ma esiteks ei kahtlustanud üldse, et ta maailmast midagi teab. Ja teiseks, et huvitav, kas siis oli tõesti juba kokaiin olemas? Muidugi oli, see oli üsna loogiline, et ta oli olemas, aga ma ei olnud nagu... See oli ammu Prantsuse õukonnas ja igal pool oli. Aga et ma ei olnud nagu hetkekski nagu valmis selleks, et siuke inimene korteris, väike puhas vana inimene käib seal Kadrioru pargis jalutamas ja... Kuidas sa muidu sõjaajaga üle elad? Jah, et väike laks. Jah, just ei, ta elas nagu ikka kõrgklassi elu, olid rikkad vanemad ja nii edasi ja siis nagu selline avaldus äkki. Aga ärge alahinnake neid vana inimesi, ma panin oma emale ka, ma loodan, et see on saate lõppki, ta ei kuule ja ei vaata seda. Ma jätsin talle ka mu jointi tõmmata, jumala happy oli nagu. Ja ma olen ka seda meelt, et vaata, kui sul, meditsiiniline kanep, nagu nad kutsuvad seda, see on lihtsalt kanep, on ju. Et kui sa vanemas eas, kui sul ongi mingid valud või mingid tervisehädad, kui palju asju saaks sellega nagu kuidagi inimeste elu kvaliteeti tõsta. Mina olen mõelnud tänu sellele ka Kanadasse kolimisele, kus on igasuguseid asju legaalsed. Üks asi on ravimid, teine asi on eutanaasia. Kokkuvõttes on seal ka võimalik vanuigi veel rahvatantsurühmaga ühineda, kui sa tahaks väliseestlaste kogukonnad. Et miks mitte, et küsimus on ju selles, et kuidas me neid teemasid käsitleme, et kas me lööme kõik kasti ja ütleme, et nii tohib ja nii ei tohi või siis me suudame nendest avatult rääkida. Kuule, me ei ole Eestis jõudnud homöopaatianigi, me Leedu, Läti, Soome, Rootsi, Põhjamaa, ülejäänud Euroopast ja maailmast ma ei räägi, see on täiesti normaalne ja meil pisetakse nagu kisakõride kamp tuleb, ma võin nimesid öelda nagu Karmen Joller, Imre Kaas, kes on seal kuskil mingis ka tervis. Kus meil möödub ka mõni saade, kus me ei räägi Karmen Jollerist? Ei, ärme räägides, ma olen täiesti hulluks. Ma mõtlen, kus tuleb see nagu kitsas, nagu see tunneli vaade. Et see, et neile mingi asi ei meeldi, ei tähenda seda, et sellest tuleb teha üleüldine seadus. Või et kõik peaksid elama täpselt nii, nagu neile meeldib. See elu ei ole selline, et see ei ole ühevaateline, see ei ole niimoodi, siuke kitsas pilu. No lõpuks jõuame selleni, et kui perearst soovitab sulle raudrohuteed meega juua hea une teemal, siis ta võib... Ja peale seda ta vallandatakse. Ta vallandatakse, sest ta on soovitanud loodusravi ja igasugune holistika on välistatud. Siis see on minu meelest katastroof. Ja mida saab veel ära keelata, eks ole, jalgratturid, LGBTQ ja kõik muud asjad. Aga autodega sõitmine on jumalast teretulnud ja kõik jalakäijad maa alla. Jah, just. Selleni ma jõuan täiesti kettasse jälle. Aga me saame peale seda saadet jälle, issand jumal, ma tean, mul on ühe korra issand kuskilt helistatud ka vist. Siis, kui me puuduta mind saates kanepit tõmbasime. See on Zuzu Izmailova ajendas mind selleks. Zuzuga koos tõmbasime? Ja, kui ma rääs kõik trallalla, kusjuures siin samas, selles samas Parda stuudios oli Ekspressi stuudio, ma tegin Puuduta mind saateid alguses siin ja siis Roheliste partei tuli seal mingi 4-5 inimest Zuzuga ees. Nad tulid ju selle loosungiga välja, et nad tahavad. Ja siis tehti mulle üllatus, ma ei teadnud seda, on ju. Siis nendel oli kaasas jointid, panime ette, tõmbasime ära. No mis seal siis ikka, mitte midagi ei juhtunud.
minuga vähemalt mulle midagi ei toimunud, rääkisime sellel teemal on ju, siis pärast tuli õudne kisa muidugi loomulikult, kõigepealt tuli selle eest, et me tegime seda Õhtulehest, et me tegime seda Ekspressi stuudios, kus tehti väga olulisi ja auväärseid poliitilisi intervjuusid, kus käisid ministrid ja igasugused olulised inimesed ja siis teiesugused tegite, et me olime selle õhu ära rikkunud, see oli siis nädal aega oli siin mingi teatud lõhn olnud, on ju. Et nad ei saanud neid auväärseid ministreid siia kutsuda ja siis teiseks oli see ja siis mulle helistas ja mida näitas erakondade siis teist, eks ole, valimispidude ajal, mida seal tarvitatakse? Just, mida seal tegelikult tarvitatakse. Ja siis oli järgmine asi, oli loomulikult mulle helistati siis ma arvan, keskkriminaalpolitseist ja öeldi mulle, et sooviksid mind kutsuda jutuajamisele. Mille peale ma ütlesin, et mina küll ei taha jutuajamisele tulla. Mina tunnen, et mina ei ole siin elus mitte midagi valesti teinud ja mina ei ole mitte milleski süüdi, vabandage väga. Ja panin lihtsalt toru ära ja pärast mind ei tüütatud. Mis nalja tehte või mis asja, mida ma oleks nagu kooli tüdruk läinud ja öelnud. Jah, tegin valesti, luban, et mitte kunagi enam niimoodi ei käitu ja siis mõistan selle hukkana. No halloo, mida ma oleks öelnud avaliku pöördumise teinud? Jaa, pidanud tegema avaliku pöördumise, aga kas nüüd ei saaks kuidagi panna selle stuudio peale sellist marmorist tahvlit, et siin tõmbasid Suusu ja Anu ja seal oli veel mitu inimest. Ja kõik oli tore ja tore, et me oleme saanud teha selliseid asju, aitäh nagu, et ikkagi päris hulluks see maailm ei ole läinud, aga mingid asjad on siin kruvid paigast. Mul on lihtsalt nii kahju, et ühel päeval see kõik muutub, see maailmapilt muutub ja Eestis ka muutuvad asjad. Ma olen kahjuks siis 80 või 90 juba. Rokkiva vanaduse ja siis ma vaatan seda ja mõtlen, Pekki, vaadake, me rääkisime sellest juba 10 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi. Kuidas te ei saanud aru, täna see on normaalsus, siis pandi inimesi sellest vangi või mõisteti hukka ja tühistati ja täna on see okei, et kuidas see siis sai niimoodi üleöö järsku tervislikuks või täiesti okeiks ja siis see oli nagu võrdväärne surmanuhtlusega, aga nii on alati olnud, eks ole. No nagu näiteks geide puhul, eks ole, et see oli surmapatt ja pandi sellest vangi ja nii edasi. Täna me vaatame, silmad suured, mõtleme, ei ole olemas, ei ole võimalik, eks ole, et sellise asja eest. Ja kõik need muud asjad ja et see maailm on ikka, sellepärast vaadakem juba ette nagu naerul suia. Mõelgem, et see kõik tuleb muutuma, see on nagu evolutsioon. Kõik läheb, kõik on muundumises ja mis on tore. Et ühel päeval on see täielik normaalsus, me istume sinuga siin laua taga, teeme 20 aasta meil on, issand jumal, me unustasime eelmises saates ka välja öelda, meil tuleb ju 50 saade varsti. Meil tuleb avalik salvestus Mannala Roosas suures saalis ja mis ma tahan öelda, et kohe ütlen kuupäeva ka 6. märts. Aga ma läksin nii erutasin praegu. Ma mõtlesin, et sa hakkad pakkuma neile. Ei, ainult tervitusnaps. Meil on tervitusnaps ja meil on kinkekotid seal. 121. inimesele ja meil on seal head ja paremat ja tervitusnapsud ja nii edasi. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et ühel päeval võib-olla, kui me istume siin laua taga ja meil läheb 1500 saade näiteks, on ju. Siis meil on juba siin joindid ees ja siis me lihtsalt naerame. Nagu Juur ja Kivirähk teevad oma, ma ei tea, miljonindat rahva omakaitse saadet. Neil on ka vist 30 aastat on teinud, et me paneme ära, me teeme 50 aastat veel otsa. Ja siis me istume siin 2 vanemat daami ja naerame ja mõtleme, issand jumal, kujutad, mäletad ette, lollakaid asju me siin rääkisime, et issand, et see... Mis kõik keelatud oli? Ja kõik oli keelatud. Ei tohtinud mitte midagi teha ja ühesõnaga, et need ajad on muutumises, see on nii tore ja kui ma niimoodi ettepoole mõtlen, siis mul läheb tuju heaks. Ma ei mõtle kunagi tahapoole. Siis läheb natuke tuju halvaks. Mis teebki su inimeste jaoks nii võluvaks selles mõttes, et inimesed, kes elavad ettepoole vaadates, nad ei ole hetkes ja selles ajaloo sangpommiga, mis jalaküljes on kuidagi pidi piinatud. Just. Et vaadake ettepoole. Aga jah, mis ma tahtsin öelda, 50 saade, mõtle, kui kaugele me oleme jõudnud tegelikult. See on
imetlusväärne, see on tänu teile ka vaatajad, sellepärast et te olete meid toetanud, te olete meile kirju saatnud, te olete meile oma mõtteid saatnud ja me oleme väga-väga tänulikud, et te kuulate meid, et meil on tõesti tore olnud ja siis me tähistame seal 6. märtsil, see jääb just, see on ilusasti, saab siduda naistepäevaga, on ju, et näpud pisti ja meil on DJ-d seal ja kõik, no ühesõnaga pidu läheb hommikuni, et ma tõesti kutsun teid sinna ja meiega ühineb ka Reet Härmat, kes on siis meie ihumeikar siin ja see õhtu tuleb selline hoogne, ütleme nii. Kanepit tõmmata veel ei tohi. Issand, ma mõtlen juba, kes sulle sel korral helistab ja ütleb, et sa pead vaibale tulema. Aga järgmine saade muide. Nii, meil tuleb erootika eri. Oh my god, ja seda tänu Kala Arsenalile. Mul ei ole kahjuks seda raamatut kaasas nüüd, mis ma sain siin esimese Seal on väga ahvatlevaid pilte ja aga ma panin oma Instasse ja ma panin, ma ei tea, kas nad on, need on juba kustunud storidesse panin sellest, mis nad kinkisid ja siis oli toidud ja erootika ja minu jaoks on see väga lähedane teema, sellepärast, et ma olen ju piimavannis supelnud, ma olen vahukorraga, on mu rinnad olnud, vahukorrast rinnad olnud. Ja nüüd sa tõused merikarbist nagu Veenus, suus maasikad ja šokolaad ja ühesõnaga kõik, me räägime erootilistest toiduainetest, milleks kindlasti on langustid, austrid, kalamari, kuidas süüa neid, kuidas neid niimoodi kuidas neid naudiskleda ja nad on ju tegelikult seksuaalsust tõstvad afrodiitikumid, nii et selles mõttes küll, et vaadake järgmist saadet, et see tuleb täiesti eriline. Meie kõrval tulevad olema 2 väga põnevat meest. Üks on Norrast kusjuures, räägib eesti keeles. Ja teine on üks äge kalamees ja šampanjat joome ja proovime võib-olla näidata ka siis, sest kas me esimeses saates mitte ma ei tea, kas keegi filmis ka seda, vist natukene filmis, et kuidas ikkagi selliseid libedaid asju neelata. Just täpselt. Aga jah, need samad asjad, mis meil siin täna laua peal on ka sealt pärit, võib-olla nad näevad välja natuke mitte nii erootilised, aga kindlasti mitte vähem maitsvad. Mis mõttes seal on krabi, haugimarja volovon ja siis on lõhe, haugimari, mis meenutab nagu Wellingtoni seda suurepärast asja, aga see on jah siis basiilikukreemi ja spinatiga lõhe selle suurepärase piruka sees. Aga ma saan aru, et on saabunud aeg tänaseks võimlemiseks. Meie väike virgutus ja võrgutusvõimlemine ja nüüd minu coach Anu alustab, eks ole, sellise loomuliku ilu minutitega. Mida ma pean nüüd tegema, Anu? Nii, see on nüüd silmasõõrlihase massaaž. Kas sa tead, mis on silmasõõrlihas? Silmasõõrlihas asub siin selle luu peal, mis on väga ja selle ees olev nahk on väga-väga õrn, et ära seda sikutama hakka, et jää selle luu juurde ja kui sul on silmakreemi, siis pane hästi selliste väikeste täpikestena siia silma ümber ja lihtsalt rahulikult tupsuta sisse, ära kunagi silmaaluseid hõõru. Siin on väga õrn nahk, kordan. Aga mida võib siis selle luu peal teha, on võimalik teha selliseid venitusi, ka siis õrnalt, kui te olete selle silmakreemisi ära tupsuda, siis selliseid õrnalt selliseid venitusi võib teha. See on väga mõnus tunne kusjuures. Et need harjutused on saatnud meile kes? Ja meil on sinna ka loomuliku ilumess, kus on erinevaid töötubasid, kus saab selliseid asju õppida, näiteks saab seal õppida näohooldust kuppudega, kauni kaela osas midagi teha, iluteipimist, rahuliku meele ja näojooga ja aktiviseerimine, keha aktiviseerimine, selline tore koolitus on, et me jätkame nende Hilda ja Hulda võimlemistega veel ka üle. Ja see ei lõppenud veel, sa pead veel 2 näppu siia panema. Ja kuna siin selle koha peal on tugevam nahk, siis
seda võib tugevalt tõmmata niimoodi 2 sõrmega neid kohti ka väga mõnus. See on näojooga, see on tõesti väga kasulik. Kuule, kas sa oled mõne raamatu veel läbi lugenud? Meil on Sinisuka raamat. Ma loen kohutavalt kiiresti ja mul saavad alati raamatud suhteliselt ruttu otsa ja sel korral sellest Sinisuka valgest sarjast siis... Kui paks raamat. Ja see on väga paks raamat. Ma päris lõpuni veel ei jõudnud, aga see on üsna tähelepanuväärne raamat, mis tegelikult Eestis oleks ka huvitav inimestel lugeda, sest see on kirjutatud ühe naise poolt, kelle ema mingil hetkel pöördus Jehoova tunnistajaks ja tegelikult ta oli sunnitud kogu selle usu hulluse sees siis nagu üles kasvama, ema elu ei olnud sugugi õnnelik ja võib-olla see usk oli siis asendus tal millegi jaoks ja ta käis emaga koos ukselt uksele missioneerimas ja ta sai pikalt rääkida sellest, millised näevad välja erinevate majade uksekellad ja kuidas siis kogu see Jehoova tunnistajaks olemine on teda muutnud, sest ma mäletan 90-ndatel sina jäid sellest hullusest vist ilma. Ütleme niimoodi, et minu tutvusringkonnas väga paljud tegelased siis otsustasid, et see on vajalik, ühtepidi tuli nendele tänu sellele kirikuabi, aga nad ka lõikasid ennast mõnes mõttes välja nagu muust ühiskonnast, nende lastel ei olnud kunagi sünnipäevi, seal kodudes ei tähistatud jõule, need inimesed keeldusid vereülekandest ja noh, see on siis selline sissevaade väga religioosse perekonna ellu ja kus tegelikult tüdrukul olid väga suured traumad sellest pidevast maailma lõpu hirmust. Kas see raamat lõpeb vähemalt õnnelikult? Sa ei tea, see ei ole lõpuni jõudnud. Ma ei ole veel lõpuni jõudnud, aga räägime sellest järgmises saates. Loe raamat lõpuni. Et see on nagu Scheherazade 1001 muinasjutus, et siis me saame lugeda veel hulgaliselt raamatuid, aga seda valget sarja Sinisukal tasub jälgida. Ja, seal on hästi palju põnevaid raamatuid, et ma olen ka neid lugenud ja nüüd loeb neid minu ema. Võtan ta käest ära paar raamatut ja siis toon sulle, sest sa ei ole osasid raamatut saanud lugeda. Mul ema loeb väga hästi läbi ja siis ta nagu väga hästi seletab kõik selle lahti ja siis ärgitab mind ka neid lugema. Sul on nagu mingi... Eeltöö tehakse ära. Erasekretär. Just, aga jah, siin te näete kõiki neid suurepäraseid auhindu meie laual, ehk siis meie ärgitame teid jällegi omakorda kirjutama meile skandal@delfi.ee ja siit saab igasugust mõnusat manti. Aga järgmise korrani ja siis paneme kõik teravad meeled valmis, mis on siis erootiline Mereanni erootilises veebruaris. Me võtame paljaks ka siis või? Täiesti paljaks. Vähemalt vasaku jala. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.